No tere! Oleme siin parasjagu teel Visbist Mandri-Rootsi poole ja alustaks seekord väikese tagasiside vooruga. Üks nõuanne tegelikult on, tee lühemad videod, sul on liiga pikad, keegi ei viitsi 7 minutit vaadata. Kohe kahju hakkab, et ma aastaid televisiooni õppides koolipinki nühkisin, et oleks vaid teadnud, et tõeline spetsialist istub mul kogu aeg kõrval. Lisaks sellele, et klipid on liiga pikad, sain teada, et need on veel vale küljesuhtega, ilma muusikata, ei tohiks olla peale loetud voice-overiga ja üleüldse on kõik natuke kuidagi valesti. No egas midagi, võtan selle kõik alanglikult teadmiseks ja teen siis loomulikult täpselt samamoodi edasi, nagu kui see tahan. Nagu öeldud, oleme teel Visbist Harstena ankrualale. Minna on umbes 55 meremiili, ehk selline korralik päevatee. Hommik algas krootpurje vahetamisega. Ändilt saadud puri sobis küll, aga ega ükski selline töö ei saa lihtsalt minna. Paar tundi läks ikkagi ära, sest need masti sisse käivad junnid, mille päris nime ma jätkuvalt ei tea, tuli purje eesliike küljes ümber vahetada. Selline muidu mõnus nokitsemine, aga kapten läks korralikult närvi, sest vihma hakkas töökäigus sadama ja kuigi ilma ennustus lubas päikest. Lisaks kroodile sain endilt ka 145% genoa, mis meie olemasoleva 115% genoaga võrreldes on korralik purjepinna juurdekasv. Aga okei, see purjejutt selleks. Tuult ja lainet oli loomulikult jälle rohkem kui prognoosis. Tundub, et see ilmateade on merel rohkem soovituslik ilukirjandus kui päris ilmaennustus. Esimesed paar tundi oli parast pesumasin, mille peale Merilin otsustas tõesti loogiliselt magama minna. Tagovara kapten peab alati puhand olema. Ankrukast sai jälle korralikult vett täis, sest tuul ja laine olid vastu, nüüd koos sellega hakkas ka vöörikajutus olev kola jälle tilk. Toimetasin siin laevas ja ühel jõudhetkel märkasin, et midagi on päikesevarju ja piminiga valesti. Jõllasin, kuni lõpuks tõi pirm põlema. Qualified Captain on paigaldab pimini valet pidi, taugumine ots sees. Kuidas mina ega keegi teine seda 3 nädalat märganud ei olnud, sellest ma aru ei saa. Või siis kõik said aru, aga itsitasid vaikselt pihtu ja ootasid, et millal mees ise aru saab. No mis seal ikka, ankrualal saab siis nokitseda ja pimini õiget pidi keerata. Harstenas oleme enne ka käinud, aga mitte ankrualal. Tookord olime kilomeetri jagu eemalt sadamas, aga sellest sadamast natuke hiljem. Päeva peale ilm meil mere peal vaibus ja viimased 10 miili tegime masin. Oleks purjega ka aeglaselt kohale saanud, aga tahtsime enne päikeseloojangut kohale olla. Ankrualale sissesõit on ilus ja ankurdamine õnnestus samuti. Ma polnud selle laeval elektrilist vööriankrut varem kasutanud, aga kõik toimis täpselt nii, kuidas peab. Andsin tagurpidi korralikult käiku ja laev ei liikunud paigast. Selline ilus hetk, kus kapten noogutab endale rahul olevalt ja üritab jätta muljet, et ta on seda enne ka teinud. Tegime õhtul veel kiire grilli ja siis kotile ära. Ankrualarmi panin telefonis ka peale, aga öösel tuult ei keerutanud ja alarm paikis. Väga selline viisakas ankruala olemise öö. Ei mingit ankru ärevust ega paanikas alukate ajal tekile tormamist. Hommikul ärkasime tõelises paradiisis. Teisi laevu liiga palju ei olnud. Öösel oli ankrus vast 7-8 alust. Hommikuks olid enamus jalga lasknud ehk õhtuks koguneb taas uus seltskond. Tundub selline populaarne ankruala olevat. Võtsime ette jalgsi matka Harstena sadamasse, kus me varem laevaga käinud oleme. Teadsime, et seal on paar head kohta, mida tahaks uuesti külastada. Panin igaks juhuks Merilini hommikul aerude taha, sest olin ise juba ühe õlle teinud ja aer enda kätte enam ei usaldanud. Vastutussundlik kapten teab, millal juhtimine targematele üle anda. Ei tohi nii või? Ütle siis, mis moodi ma pean. Ma küll kõik raputid pead. Mis ma tegema pean siis? Tee peal jalutades sai selgeks üks vana saladus. Nimelt hüüdis Merilin mind kunagi oinaks ja ma olin juba mitukümmend aastat mõelnud, et miks. Nüüd sain teada. Tuleb välja, et Merilinil on lambasooga väga tugev side. Ta oskab nende keelt, mõistab nende hingeelu ja on neile üldse selline leivaandja. Tublid lambad. Jaa, tere. Sadamas palju muutunud polnud. Restoran, kai ja saun asusid samas kohas, mis vanasti, või täpsemalt 5 aastat tagasi. Sadamas palju kohti ei ole ja kõik kohad olid võetud. Tegime restoranis kiire, ütleme siis eine. Lisaks on sadamas jäätisputka, kus saab lagritsa jäätist, mida sa hing veel tahad. Vatsad täis läksime küla idülli vaatama. Tuleb tunnistada, et seni käidud kohtadest on Harstena üks ilusamaid. Top 5 kindlasti, kes siia kanti satub, astuge läbi.
Ma pole teab, mis suur lastekirjanduse lugeja, aga kogu see koht on küll natuke nagu Pullervi lastes või detektiiv Blomqvisti seiklustes. Merilin tahtis hirmsasti vaadata ühte 2 Rootsi kohast, kus kasvavad punased vesiroosid ja sinna poole ta kindla sammuga suunduski. Loomulikult ei olnud tegelikult põhjuseks mingid roosid, vaid seal asub saiakeste kohvik. Pärast umbes 3-sekundilist vesirooside vaatamist oli botaaniline huvi rahuldatud ja kurss võeti kindlalt kaneelisaiade poole. Õhtul on plaan veel kalapüüki proovida. Tundub küll natuke kahtlane ettevõtmine, sest mingi lepis kala parajasti koeb siin lahes. Vaevalt see ahven mul Anti tahab, kui lihtne saaks siin samas nina all uimerdab ja sugu teeb. No, aga eks näis. Laupäeval on plaan põhjasuunas edasi liikuda. Nädala pärast võiks juba kuskil Ahvenamaa kandis olla. Aga tšau!